Tere! Selles videos tutvustame teile lähemalt looma- ja taimerakke ja nendes leiduvaid organelle. Esmalt vaatame, mis see rakk on ja millest ta koosneb. Rakku võib defineerida kui iseseisvat bioloogilist ühikut. Rakk on elussüsteemi elementaarüksus ning kõik organismid koosnevad rakkudest. Rakud koosnevad rakuorganellidest, mis on membraaniga ümbritsetud rakuosad, millel on iseseisev paljunemisvõime, näiteks tuum, mitokondrid ja nii edasi. Aga enne kui me erinevate rakuorganellidega tutvuma hakkame, lähme uurima ka tänaval inimestelt, milline on just nende lemmik rakuorganell. Vabandust, üks küsimus teile. Mis on teie lemmik rakuorganell? Lemmik rakuorganell, issand. No, peab ühe valima. No okei, Kui ma tõesti aus olen ja kui ma peaks ühe valima, siis mulle sümpatiseerib mitokonder. Mitokonder on tõesti üks sümpaatne rakuorganell. See on ümbritsetud 2 membraaniga, millest välismembraan on sile ja kattefunktsiooniga ning sisemembraan on kurruline ja sisaldab RNA-d ja ribosoome. Sisemine membraan sopistub sisse ja moodustab harjakesi ehk kristasid, mille vahele jääb vedel maatriks. Mitokondris, täpsemalt maatriksis, toimub raku hingamine ehk glükoosi reageerimine hapnikuga, mille tulemusel tekib süsihappegaas ning vesi ja vabaneb energia. Mitokondrite arv rakus sõltub raku aktiivsusest ning ühe mitokondri eluiga on umbes 2 nädalat. Nii, ja oleme kinni püüdnud meie bioloogiaõpetaja. Mis on teie lemmik rakuorganell? Rakuorganell või? Äkki rakutuum. Jaa, vaata, kui ma see kanagi praegu siin vaatan. Augud. On ju, tuumas ka augud või need poorid, eks? On ju sarnasus? Tõesti? Jaa. Mida rohkem ma vaatan, seda rohkem on ju tuum, ikka rakutuum. Täiesti tuum. Sobib. Tuumistuum. Tuumistuum. Rakutuum asub tavaliselt raku keskel ning seda ümbritseb 2-kihiline tuumamembraan, milles on ainevahetuseks poorid ning membraanide vahel on õõs. Tuuma sees on karuööplasma, DNA ja tuumakesed. Rakutuumas asuvad kromosoomid, mis kannavad pärilikku informatsiooni. Tuuma põhiülesandeks on juhtida raku elutegevust ning reguleerida rakus toimuvaid protsesse. Samuti toimub rakutuuma tuumakestes ribosoomide moodustumine ja RNA süntees. Raku jagunemine, mida ühib tuum, ei saaks toimuda ilma tuumamembraanile kinnituvate tsentrosoomideta. Tsentrosoom asub rakutuuma läheduses ja koosneb 2 silindrikujulisest struktuurist tsentrioolist. Üks tsentriool moodustub omakorda 27 mikrotuubulist. Tsentrosoomi ülesandeks on raku jagunemisel moodustada käävniite, mis tagavad kromosoomide võrdse lahknemise. Vabandage. Blinding lights by the weekend. Oi, ei, vabandust. Teine küsimus. Hoopis. Mis oleks teie lemmik rakuorganell? Rakuorganell, jaa. Kindel lemmik on endoplasmaatiline rakuorganell. Ja ma ilma selleta ei saaks, lihtsalt tõesti ei saaks, jah. Härra pidas vist silmas endoplasmaatilist retiikulumit ehk tsütoplasma võrgustikku. Eristatakse kareda ja siledapinnalist endoplasmaatilist retiikulumit, mis tegelikult lähevad pidevalt üksteiseks üle, kuid rakus on karedat rohkem kui siledat. Sile tsütoplasma võrgustik koosneb harunevatest torukestest ja nende laienditest, seal toimub varusüsifüsikute nagu glükogeeni, aga ka liptiidide ning bioaktiivsete ainete süntees. Karedapinnalise endoplasmaatilise retiikulumi kanalitel paiknevad ribosoomid, kus toimub valgusüntees. Ribosoomid koosnevad suuremast ja väiksemast allüksusest, mis mõlemad sisaldavad rRNA-d ning valgumolekule. Ribosoome leidub lisaks karedale endoplasmaatilisele retiikulumile ka tsütoplasmas, mitokondrites ja plastiidides. Tere, vabandage. Mul on üks küsimus teile. Mis on teie lemmik rakuorganell? Kui ma mõtlema peaks, siis ma arvan, et ma ütleks Golgi kompleks.
Golgi kompleksi satuvad ained tsütoplasma võrgustiku kanalikestest. Golgi kompleksi ülesandeks on valkude lõplik töötlemine ja pakkimine põiekestesse. Samuti toimub seal rakumembraani, rakukesta ja lüsosoomide moodustumine. Lüsosoomid on ühekihilise membraaniga ümbritsetud põiekesed, mis sisaldavad ensüüme. Need ensüümid lõhustavad aktiivses olekus valke, liptiide ja teisi aineid ning rakustruktuure. Lüsosoomide ülesandeks ongi surnud ja mittevajalike rakustruktuuride ja ainete lagundamine ja rakusisene seedimine. Näiteks vastutab lüsosoom kullese saba kadumise eest. Vabandust, härra! Mis on teie lemmikrakuorganell? Tsütoplasma. Tsütoplasma on poolvedel rakusisaldis, mis koosneb peamiselt veest ning lahustunud orgaanilisest ja anorgaanilisest ainest. Tsütoplasma ülesandeks on siduda rakuorganellide tuum ühtseks tervikuks ning kindlustada nende koostöö. Samuti tagab tsütoplasma toitainete laialikandmise rakus ning on jääkainete eritumiskohaks. Rakku aitab ühtseks tervikuks siduda ka tsütoskelett. See on valgulistest fibrillidest võrk ja struktuur, mis ühendab rakumembraani, tuumamembraani, tsütoplasma võrgustikku ja rakuorganelle. Vabandage, head isu, väike küsimus, mis on teie lemmikrakuorganell? Ma arvan, ma pean ütlema, et rakumembraan. Rakumembraan koosneb valkudest, fosfolipiididest, oligosahariididest ning kolesteroolist. Rakumembraan ümbritseb rakku, andes sellele kuju ja ühendades rakke omavahel liites neid kudedeks. Seal on ka kaitsefunktsioon ning see reguleerib raku ainevahetust ümbruskonnaga. Taimerakul on lisaks rakumembraanile ka rakukest. See koosneb tselluloosist, hemitselluloosist ja pektiinainetest. Rakukest on kõva ning moodustab taimele tugeva toese, mis annab talle kuju. Samuti osaleb rakukest ainete neeldumisel ja liikumisel läbi kanalite. Vabandage, Preili, mis on teie lemmikrakuorganell? No, väga huvitav küsimus. Vaadates neid fotosünteesivaid taimi siin õues, ma peaks ütlema kloroplast. Taimerakus esineb ka 3 sorti plastiide. Neist ehk enim tuntud on kloroplast. Kloroplast on täidetud valgulise vesilahuse stroomaga, milles leidub DNA ja RNA rõngasmolekule ning ribosoome. Stroomas on lamedad membraansed kotikesed lamellid, milles esineb roheline värvus klorofüll, mis annab taimedele nende iseloomuliku rohelise värvuse. Kloroplastide põhifunktsioon on fotosüntees. Teiseks plastiidide tüübiks on kromoplastid. Kromoplastid on plastiidid, kus toodetakse ja säilitatakse erinevaid värvaineid ehk karotinoide, mis esinevad viljades, õites ja lehtedes enne langemist. Peamiselt on tegu punaste ja kollaste pigmentidega. Erksad värvid aitavad õietolmu ja seemneid levitavaid loomi ligi meelitada. Kolmandad plastiidid on värvusetud leukoplastid. Leukoplastide ülesandeks on säilitada varuaineid, peamiselt süsivesikuid ja rasvu. Leukoplaste on palju näiteks kartulis, kus tärklis koguneb amülöplastidesse. Leukoplastile sarnane funktsioon on ka vakuoolil. See on suur membraaniga ümbritsetud põieke, mis sisaldab taimemahla, suhkruid ja happeid. Vakuoolides paikneb taimeraku veereservuaar, seal toimuvad lõhustumisprotsessid ning see kindlustab raku siserõhu ehk turgori.